vaatate ekraani peale, siis seda tribüünipoolset Ampeduu ja Daniel Mašenko. Vaatame selle olukorra ära, siit Kaljult tuleb kaugelt löök ka ja Matrossov kõige kindlamalt ei tegu. Üks väravvaht juba pikemalt aega Kaljul vigastusega väljas. Vaatame selle olukorra ära. Guilherme pääseb jooksu, 1-1 olukord. Guilherme lööb ja lööbki 1-0 Nõmme Kalju ette 18. minutile. Ja Guilhermelt tähistusi ka ja kaamerasse südamed ja igasugused asjad. Ja see mees oskab tähistada, lööb siin Andreevile patsu ka ja ei olnud praegu vahel Transist lahkuma, aga Kosuhovski uus peatreener tahtis teda võistkonnas ja siin ta on, aga Transi rünnak, Kabore lööb, aga sööduga lahti ei mängita, vaid tuleb tsenderdus karistusalasse. Sinna see ka tuleb, Matrossov on kätega vahel, pall lahtine, nüüd tuleb Matrossovilt väga hea tõrje. Vasakule Guilhermele sööte, Guilhermel nüüd kampanja vastas ja võtab ette, hästi võtab ette, sööt ka värava ette, sealt Matrossovilt järjekordne supertõrje. Maksimkinil siis täna karjääri 50. Premium-liiga mäng. On ta siin, vaatame selle olukorra ära, värava ette sööt ja oi, kuidas seal pall põrkab. Ei ole need Transi ründajad täna eriti hästi jooksu saanud. Tsenderdus, nüüd tuleb löök ka poorelt. Mängija, aga praegu jääb ta küll aeglaseks. Kask palliga kastis ei saanud kohe löögile. Ei olnud kõige parem puude. Nüüd kaugelt Ivanov, aga Jussin tõuseb ka. Läheb ka sööt Ivan Jussinile. Viidas. Proovib mängida nüüd kokku ja hästi mängitaksegi kokku Viidas, aga ei. Pavlov toob see. Kaitse ka tegelikult enam-vähem oli okei, kui siin mõned üksikud Transi olukorrad välja arvata. Oi, mis see on? See on aasta värav 47. minutil ja kuidas Matrossov selle nüüd sisse lasi. Aleksander Musolitin, kust mitme meetri pealt see löök tuli, aga väravasse pall maandus. Oi. Kas aasta värav või aasta käkk? Uskumatu värav, uskumatu, mida me üldse sel aastal oleme. Kalju kolmas suure tõenäosusega võiks selle mängu ära lõpetada, kas see siit juba tuleb ka. Igatahes Kalju palliga kastis ja küljevõrku läheb see Patrikejev. Aasta noorem kui Paljapkin. Aga äkki nüüd siis vaatame selle, Ivanovil on löögi koht, läheb madal löök, aga selle nüüd sikutab Guilhermet ka, aga annab kohtunik edu. Guilherme läheb nüüd ise löögile. Pall karistusalasse ja värav! Saab Narva Trans ühe tagasi 66. minutil. Nikita Paljapkin, Premium-liigas esimene värav ja kust kohast see nüüd tuli? Kas tõesti vahetusmehed tegidki Transile esimese värava ära? Ja meil oli okeilt sekkunud Transi vasakule äärele. Bondarri asemel nüüd mängib Trans tulega. Marinil löögi oht, läheb ka löögile. Uuesti Santos. Korreialt, terav pall värava ette, lahtine pall ja latis käib pall. Ivan Jussin. Suravljov võib kaugelt lüüa, lööb. Pavlov tõrjus ja lahtise palli sealt. Ja nüüd viga. Ja on ka lõpuvile. Kevin Kaivo ja lõpuvile ja Nõmme Kalju saab 2-1 võidu. Nõmme Kalju väravaht Maksim Pavlov, täna 2-1 võit Narva Transi üle. Sinu esimesed mõtted praegu millised on? Esimene seda, et see on nagu tore mäng. Mulle meeldib siin mängida, et see on minu kodu. Aga see oli raske mäng. Seda ilma aga veel olukord siin väga raske mängida. Aga me tegime kõik, mis mul oli vaja. Siis nagu siin raske mängida korralikult jalgpalli, siis teeme nii, kuidas oli. No võtame need poolajad eraldi. Esimene poolaeg võitsite küll 1-0, aga jääb kripeldama ka, et ei otsustanud seda mängu ära. Võimalusi tegelikult ju oli päris palju. Jah, nagu raske mängida niimoodi, kui nad pressivad nii hästi praegu, nad mängivad 1-1, siis
oli raske mängida palliga meie jaoks, siis teisel poolel oli võimalus nagu ainult niimoodi lüüa, siis midagi veel ei saa rääkida sellest. Esimese poole lõpus ise tegid päris hea tõrje Viidase löögi vastu, see oli võib-olla vaata, et üks võtmehetk, et suutsite vaheajale 1-0 eduseisus minna. Ja ma arvan, et see oli nagu väga oluline asi, et nagu tulla tagasi riidusruumi 1-1 pole torena. Siis oli viimane minutita ja viimane võimalus neile lüüa, siis ma tegin oma töö hästi. Teisel poolel lõite selle päris kummalise värava, mis põrkas kuidagi väravasse. No ilmselt Aleksei Matrossovile sa sellist päeva täna ei soovinud. Ja, no oli 2 nii hull väravad sisse läinud, siis no mina tegin kõik, mis ma võin. Puutusin seda palli, aga ei jõudnud nagu välja võtta, aga see oli nagu väga hea kross Maksimkina käest. Väga hea. Nullimängude seeria küll lõppes, aga vist see väga kurb ei ole, sellepärast et 2 võitu ikkagi, või nüüd 3 võitu juba järjest on käes. Räägime niimoodi, et mina olen nagu selles grupsis nagu tahan muidugi nullimängi taga ees olla. Siis, aga see on võit, lähme edasi. Sa mängisid oma endise koduklubi vastu, oli see kuidagi eriline ka siin Famal, mis kunstmuru siin varsti läheb vahetusse, oli eriline tagasi Narvas olla? Muidugi, mina ei mänginud siin 2 aastat, siis see on nagu väga imelik asi. No sa oled nüüd Kalju esiväravaht, Henri Berk on vigastusega eemal, kuidas sa tunned seda vastutust ja kuidas sul mängud enda arvates on läinud? See on nagu raske asi, sest nagu kõik arvavad, et see on nagu oli minu asi, et mina seda võitlesin nagu koht, aga jah, ta on vigastatud, aga mina teen oma töö ka hästi praegu, panen juurde, siis proovin hoia seda esimene kord, tuleb tagasi. Olgu, aitäh ja palju edu!